Tervist, hea kanali vaataja. Täna oleme jälle siin minu stuudios kahe mehega. Tere tulemast stuudiosse, Argo. Aitäh kutsumast tänu. Ja täna räägime, mina ütleks niimoodi, poolnugadest. Vähemalt selles videos. Ehk siis siuke riistapuu kui multitööriist. Ja meil on siin väikene valik laua peal. Küll ühe ainsa brändi omad, kõik Ledermannid. Jaa, kuigi ka minu käest on käinud tegelikult neid Hiina variante läbi 2-3 tükki, aga nüüd ma olen siis ka astunud selle klass kõrgemale, et ära proovida, mis siis Ledermann siis on, et tal peaks ju teada tuntud siis siuke brändi koha pealt ka siuke kvaliteet taga olema. Jaa. Minul on ka olnud tegelikult, ma isegi tea, kui palju neid, enamus on olnud sellised no-name stiilis asjad, mis on iseenesest kasutamise seisukohalt olnud päris okeid ja mugavad, aga kus nagu mina panin nüüd tähele, nagu minu jaoks see punane joon hakkas nagu jooksma, et isegi ma ütleks, et üks siukene ka bränd nagu Gerber oli üks multitööriist mul, mida ma tegelikult väga hindasin, mis mulle väga meeldis, aga ka kahjuks juhtus see sama asi, mis minu jaoks selle punase joone nagu maha tõmbas, on siis see, et ainult sellest ei piisa, et sul on teda mugav kasutada. Tegelikult on vaja ka materjal, millest see tööriist on tehtud, kestaks. Ja ma olen ka täna jõudnud sinna maale, et mul on 2 Gerberi multitööriista, ja need on väntsutada saanud üksjagu ja mul ei ole õnnestunud neid veel ära lõhkuda. Võib-olla õnnestub, aga täna veel ei ole. Aga kui me räägime veel nendest hiinlastest ja Gerberist, et kuidas nende noaterad on vastu pidanud, sest minu kogemuse järgi on nende, ütleme siis no-name'ide noaterad pigem olnud niinimetatud plekitükid või noad, et millega polegi midagi muud võimalik teha, kui võid määrida leiva peale. Ja vaata, siin ongi nüüd üks huvitav asi, ma ei oska selle küsimusele vastata, sellepärast, et ainukene asi, kui ma võtan näiteks siin oma kõige vanema nii-öelda multitööriista Ledermann Wave, üle 10 aasta kindlasti olnud, ma pakun välja 13 vist. Mida ma siin kasutanud ei ole, peaaegu üldse ei ole kasutanud, on nuga. Tal on siiamaani tehased eritus ja ma kasutan siin kõike muud ja mul on alati noatööde jaoks nuga olnud käe pärast võtta ja võt ma ei oska nüüd sulle vastata, kuidas see kestab. Ma tõesti ei tea. Ei tea, et kui ma nüüd räägin nüüd mõne sõnaga nendest no-name asjadest, mida tegelikult saab suvakas tööriista poest osta ja nii edasi, siis on mul ära murdunud näpitsad täiesti pooleks. Mitmeid kordi ja üldse mitte lõhkumisega, vaid mul ongi olnud vaja midagi nii-öelda lahti väänata, käänata ja klõmm käib ära. Ja kõik läinud. Ja kuna ma näpitseid kasutan väga palju, siis ma lihtsalt olengi selle tööriista minema visanud. Pidanud uue ostma. Et ma ei hakka teda alles hoidma selle pärast, et mul on siin näiteks mingisugune konservi avaja, mis on suurepärane. Et mul läheb konservi avajat oluliselt vähem vaja kui näpitsaid. Ja ma olengi jõudnud sellele, et ma siis olen läinud endale uue siukse 15-25 eurose asja ostnud ja nii edasi. Kuni üks maal sai kõriauguni. Ja mis ka on ära kulunud, on rispe kruvikeerajad odavatel. See on ka teine asi, mida ma palju kasutan, on just see rispe kruvikeeraja ja neid kruve, mida õnnestub lahti keerata enne, kui sa näed, et see rispe ots hakkab ümarat vormi võtma. Neid ei ole üldse palju kahjuks. Ja mida ma pean tõdema, et ka Ledermannil mingil määral hakkab see ristpea kuskilt maalt järgi andma, aga ütleme, et sinna on päris pikk sõit. Et siis ütleme
ristpead karastus, siis ütleme, on kvaliteetsem siis. Jah, kindlasti, et ilmselt on teras kvaliteetsem, nii palju kui ma mäletan ja kuskilt olen lugenud, siis Lederman on päris palju kasutanud 1095 tööriistaterast, mis tegelikult on tööriistaterasena suhteliselt hea. Noaterasena ma teda liiga kõrgelt ei hinda, aga nuga on ka nii-öelda hoopis teine instrument. Jah. Aga siin laua peal meil on siis neli ütleme siis erinevat, sinul 2, minul 2, et võtame selle skeletuli ette, et seda ma olen sinul püksirihma küljes näinud rippumas ja ka paljudel matkasellidel on ta rippunud seal püksirihma osa küljes, et äkki seletad, et miks sul see ja et mis temas on see, et ta sul ütleme igapäevaselt kaasas käib? Mulle meeldib see, et ta on võimalikult kerge, minimalistlik. Mulle meeldib siin see ümarkaar, et see tegelikult tagab töötamisel niisuguse mõnusa haarde. Et see on täpselt see, mida mul näiteks veiv ei paku. Ja kuna ma täpselt, siin pole üleliigseid asju, siin puuduvad konservi avajad ja nii edasi. Ja kui ennem juba jutust mul võis välja tulla, siis näpits on see funktsioon ja teine ristpea kruvikeeraja, siin on 2 erineva otsaga seda ristpead. See on nii-öelda vahetatav ja tal on tagavaraks ka siis nii-öelda klassikaline kruvikeeraja, mis on siin käepideme sees. Võtad siit välja ja saad ristpea nii-öelda asendada. Ja need on need põhifunktsioonid, mida mul vaja läheb selle tööriista puhul. Tal on olemas nuga, milles pool on siis nii-öelda normaalne nagu selline ilma nende, kuidas ma võiksin seda nimetada, sakkideta või? Sakkideta, jah. Ja, et ma saan nende sakkidega nugadest aru, et see on mingi kiulist asja lõigata, ma aru hea, kui sul on mingi rihm vaja puruks tõmmata, nöör, midagi siukest. Aga ma jälle taaskord, see mul juba mitu aastat olnud, ma ei ole seda, ma olen teritanud seda nuga küll selle pärast, et kuidas öelda, teda veel teravamaks teha, kui mul teda vaja läheb. Aga ma peaaegu, et ei ole seda üldse kasutanud. Ristpea kruvikas, tavaline kruvikas ja näpitsed ja ma olen sellega tohutus koguses mingid traate läbi lõikanud. Viimane oligi mingi mõned päevad tagasi, kus mul avastasin, et pihlakas oli kasvanud läbi traataia ja ma päästsin selle pihlaka sealt traataiast välja niimoodi, et ma mingi poole meetri ulatuses lõikasin ühelt ja teiselt poolt pihlakat seda traataeda katki ja toimis suurepäraselt, üsna kerge vaevaga võttis traataeda klõk ja läks nii, et aga mulle meeldib see, et ta on väikene, kerge, ta on mugav kanda, mulle meeldib see karabini lahendus, ma panen ta siia püksi nii-öelda rihma aasa külge, mul on teda siit hästi hea mugav võtta. Ja mulle meeldib see, et ta mul pükste küljes ripub rohkem kui see, et mul on ta on mingis nahtfutlaris, mis on püksi rihma peal, sest ma kannan püksi rihma küljes alati vähemalt 1 pussnuga, mõnikord 2 nuga, üks suurem, teine väiksem ja aeg-ajalt on mul ka puur. Ja kui mul seda madi nii-öelda püksi rihma külge liiga palju koguneb, sest sellega on omad ebamugavused. Väike, kerge ja täidab tegelikult kõik minu vajadused. Aga siin on üks aga juures, et ma eelistan, kui mul on nuga vaja, kasutada normaalselt tavalist nuga, mitte seda, mis siin on. Või mis mul alati kaasas on, ühe teise brändi. Victorinoxi nuga, see mul on alati taskus. Jah, et need on 2 asja, mis mul alati kaasas on. Ma minul on siis, ütleme, sükest tasku vööaega saanud siis Lederman Wingman. Et ta on ka süke, ütleme siis taskunoa suurune. Ja minul on, ütleme siis süke põhiliselt 3 tööriista, mis tema küljes siis on lemmikuks saanud või kasutust kõige rohkem saanud. Ongi just see tera, mis on süke pisikene. Ka taaskord jälle see alumine serv on tal siis sakkidega. Võrdleks korra. Et
peaaegu ühtekad. Peaaegu ühtekad, jah. Et jällegi, et kõige parem nuga on see, mis sul on kaasas ja kui see ongi see pisike tera, siis tegelikult see pisike tera teeb väga palju asju ära. Ja ka käärid. Ja mis selle Wingmani puhul on just see, et see käärid ja terad mõlemad on väljastpoolt kätte saadud, ma ei pea teda lahti tegema. Ja need käärid on niisugused täpselt parajad suured, et millega toimetada, kas siis õngenööri läbi lõigata, küüsi lõigata, eks ole, et mis iganes. Et jällegi niisugune uskumatult hea lahendus. Ja mis selle tangide puhul siis mulle meeldib, on see, et ta on selle vedruga. Vot see on üks suur pluss, mulle ka see meeldib. Minu teada teised mudelid, mis Ledermanil on, et tangid ei ole vedruga. Jah, ma olen ka esimest korda. Jah, et selle koha peal nagu fantast. Ja need ülejäänud asjad, nagu need ikka, need kruvikeerajad, ristpead, lapikud, konservikarbiavajad ja nii edasi, eks ole, et need on nagu igal seal Ledermanil ja ka siis näiteks Victorinoxil käivad siin käsikäes. Aga mis on huvitav, on tal veel see niinimetatud siis apelsinikoorija või siis ka pakendiavajad, et pisikene terake ja ka sellega tegelikult vahest väga mõnus toimetada just pakendi avamist. Kus mina näen seda esimest korda, äkki sa isegi viitsid korraks nii-öelda kaamerasse lähemalt, et mina näen sellist lisa nagu esimest korda ja see tundub küll huvitav asi. Jah, et väga huvitav asi, et ka jällegi, kes viitsib siin nendes YouTube'i kanalites saadata seigelda, siis mõned on püüdnud seda järgi teha või siis ongi Wingmanilt ära võetud ja on pandud siis ümber tõstetud, eks ole, et saaks ka seda kasutada. Et niisugune huvitav pisike terake on tal kaasas. See on küll lahe, jah. Et ma juba näen, kuidas ma isegi seda kasutaks. Nii et. Jah. Oot. Ja siis meil on veel ju laual 2 täismõõdus. 2 täismõõdus, jah, et minul on üks 13 aastat kindlasti on siis Lederman Wave. Ja see on vist neil üks kõige populaarsemaid vist küll, jah. Tooteid. Peaks vist tõesti olema, et ta müügitabelit juhib nagu täiega, et rahvas on ta kuidagi hästi omaks võtnud, et lisaks näpitsatele siin on 2 nuga. Üks on siis sakiline, teine on normaalne nuga nagu tavaline ja loomulikult siis mida mul on siin vaja läinud, on viilrauasaag ja on seda vaja läinud telgikaarte paranemisel. Tuule käes on telgikaar puruks läinud, siis ma olen selle välja urgitsenud, ma olen välja lõiganud selle murdunud koha, sest see on alati meeletult terav, lõhub telgikatet. Viiliga ma viilin ta veel üle, kõik teravused, mis on tekkinud maha ja panen sinna selle lisatoru peale ilusti ja ma olen pidanud seda instrumenti nagu 2-3 korda kindlasti kasutama nagu mitte ainult enda, vaid kellegi kas või teise telgi nii-öelda kaarte parandamisele. Seal on ta väga asja ette läinud. Ja ka muud asjad, mis siin on, kruvikeerajad, need on nii klassikalised, tavalised. Käärid, ma ütlen ausalt, et natukene tillukese võitu on. See ongi täpselt niisugune, et mugav on siin see lapik osa vajutamiseks peale, aga natukene nagu gramm suuremad käärid oleks nagu parem. Mis veel meeldib on see, et jälle taaskord see ristpea ja tavaline kruvikeeraja otsik käib ära. Kui ära kulub, saab võimsalt varuosana teda asendada. Aga ütleme, et niimoodi jah, kaduma ta õnneks pole läinud ja mulle meeldib ka see, et ma olen näinud ka sellise multitööriistu, kus need vidinad, mis nende välja käivad, alati ei lukustu ära. Aga sellel konkreetselt ikkagi nad nagu mõnusalt lukustuvad ära ja see annab nagu töötamisel niisuguse teatav kindlustunde. Siis on siin üks huvitav, see on ka ju, kui otsast vaadata, nagu vist on pisikene ristpea kruvikeeraja. Ristpea ja teisel pool peaks olema siis lapik. Ja
kui ma nüüd õieti mäletan, siis mul on olnud paar korda võimalus seda kasutada. Tegelikult prilliinimesel on see täitsa aktuaalne teema. Nii-öelda prilliraami, kusjuures siin on mul täitsa pisikesed ristpea kruvid, nende nii-öelda nagu ülekeeramisel, kui tunned, et on tulnud mingisugune loks sisse. Nii, vaatan kohe huvi pärast, kas siia ta sobib. Jah, täitsa läheb. Nii et prilli inimesele on see tööriist. Kasulik tööriist. No, teiselt pool on konservi avaja veel, et mida ma ei mäleta, kas ma olen kasutanud. Võimalik, et olen. Ja traati lõikab ta ka täitsa tublisti ja mul ei ole õnnestunud ära lõhkuda näpitsaid, nagu antud pildid näha võib. Miks ta mul täna ei ole nagu põhi nii-öelda tööriistana? See on sellepärast, et ma ei saa teda kanda nii nagu Skeleton Toolsi ja kaaluvahe on vägagi tuntav. Väiksem on kergem, mõnusam. Ja minu puhul nüüd on ka, et lauale on jäänud siis meil see Edelman Charge titaaniumist käepõskedega. Et see oli mul, ütleme, suures pildis siuke emotsiooniost. Et kuna titaaniumist põsed, siis et ta peaks olema kergem ja siin on veel näiteks noateras on S30V, et noa inimestele siuke tuttav variant peaks olema. Aga ütleme, minul ta kasutust ei ole saanud, et ütleme, et see väiksem Wingman, kas sellepärast, et ta on vähe kompaktsem või see, et ta on kergem tegelikult kui ikkagi see täismõõdus multitööriist, et ta on mul kuidagi kõrvale jäänud, aga siin on need viilid, siis sakiline tera, siin on ka saag ja nuga, eks ole, et mis on siis väljapoolt avates ja seespool on põhimõtteliselt need samad tööriistad, mis sinulgi olid seal. Et mul jäi mainimata, mul on ka tegelikult saag olemas. Ja palju sa saagi kasutad? Tead sa... Või oled sa kasutanud? Jaa, olen. Ja see ongi veider, aga teda liiga, ütleme, see ei ole see saag, millega ma nii-öelda lõket ette valmistan. Aga mingitel töödel näiteks ütleme, et kui ma leian näiteks, kui ma tihti looduses olen, siis ma ju teen metsamaterjalist näiteks telgivaiad ja siis leian sobiva oksa, millest saaks mitu vaia. Ja võt see on täpselt see saag, millega ma saan sellised 20-25 sentimeetri vahele jäävad oksatükid mugavalt. Vaata seal see nii-öelda, mul on olnud Fiskardsi ja Silki ja Paho neid nii-öelda oksasaagi. See hammas on liiga suur, et minna selle sõrmejämmatuse oksa kallale, et hakkab teda lõhkuma. Aga see on täpselt siuke tšik ja läbi, tšik läbi. Ja ideaalne tööriist, et kui mul on mingi siukene väike puutükk, siis sellega on väga hea toimetada. Aga loomulikult, kui on vaja, sa tegelikult ju põhimõtteliselt võid läbi saagida sisuliselt sellise puunoti, mis on peaaegu võiks öelda 2 tera pikkust. Hädapärast. Ja, aga mugav see ei ole. Ja. Nii et ja selle Charge'i puhul ka nüüd on see, et kuna ma ennem rikkusin ennast selle vedruga tangide puhul ära, siis nüüd on see, et pead siin sõrmedega liigutama ja ka see on jällegi üks see, et miks ta mul pigem on siis kas kirjutuslaua peale seisma ja ma olen võtnud kaasa pigem selle Wingmani. Et Wingmani ma olen kandnud siis peaasjalikult selles nahktupes vöö peal. Et alguses ma kasutasin ka seda vööklambrit, mis ta siin on külje peal, aga see vööklamber lõhkus mul päris mitmel teksapüksil siis taskuserva ära.
et ta ikkagi nühib, räästab selle serva sealt ära, et püksitasku serv hakkas siis lagunema. Et ja sealt siis ma kolisingi selle nahktupe peale ja et mina nagu selle nahktupes kandmist ei kurda. Mina panin siin praegu nüüd huvitavat asja tähele, et see võiks olla selline hea elektriku tööriist. Ja tal on siin natukene näpitsed teistmoodi, et siin on selline ümarava, mida meie ülejäänud tööriistadel ei ole. Ma ei tea, kas see on mingi juhtme pealt kaitse maha tõmbamiseks võib-olla. Jah, või kaablikingade kokkuvõtamiseks. Midagi, ja mis ma praegu panin tähele, need traadilõiketerad ei ole statsionaarsed. Sellel on vahetatavad. See on vahetatavad ja see ma näen on ühes mõttes nagu see pluss, et kui sa nüüd palju mingit sükest traadilõikamise, juhtmelõikamise töötemaga teeb, siis me teame kõik, mis nii-öelda on kasutuses, see kulub, läheb nüridaks. Võib-olla ei peagi seda teritama, vaid võtad, vahetad ja on jälle uus. Et see, ma näen, et see on nagu pluss. Just, sest näiteks sellel Wingmanil on need traadilõikamise terad on valuga. Ja tegelikult lõikavad väga hästi. Et peale vaadates tundub, et mis need tömbid asjad lõikavad, aga tegelikult lõikavad. Ja nagu ise tugev oled, siis lõikad kõik läbi. Ja see ei ole lihtsalt nõrkadele. Just. aga jah, kõige huvitavam on jah see, et mina olen täna näiteks enda jaoks jõudnud sellesse kohta, kus ma seda veivi nii-öelda ei kannada, mul on ka jäänud nagu vedelema, ei meeldi see tupes nii-öelda futlaris kandmine, raske on, aga mulle sobibki just see, et mul on selline minimalistlikum, kerge see multitööriist, nagu see sama skelettuul on ja taskus on mul siis nii-öelda see riistapuu, mis tegelikult mina ütlen ausalt, võib-olla kohakuti meelevaldne nimetada taskunoaks, sellepärast tal on, minu omal on küll 2 lõiketera Victorinoxil mudel äkki, kui ma töötame, et oli see Ranger mul, aga ma väga palju kasutan neid muid lisasid, mis siin just on ja mulle meeldib see, et see raskus ei ole mitte kõik ühte instrumenti pantud, vaid on nii-öelda hajutatud nagu taskute vahel ja mina näen selle ühte plussi veel, olles näiteks oma elus käinud tohutult kanuumatkadel, olles olnud kanuumatkadel, mis on olude sunnil muutunud ka allve orienteerumiseks käigu pealt ja asjad on jäänud jõgede põhja või mis iganes. Tõenäosus on natuke väiksem, et ma kaotan ära mõlemad. Aga kui ma ühe kaotan ainult ära, siis mul on pooled tööriistad alles. Aga kui mul on kõik nii-öelda, ma olen nagu pannud kõik panused nii-öelda ühele numbrile nagu, ühele kaardile või kuidas seal öeldakse, siis hakka leiutama. Just. Et see on see miinus, nii et jah, mulle meeldib nii-öelda munad jagada mitmesse korvi. Nii, kas sa, kellele sa soovitaksid multitööriista? Multitööriista. Ma ilmselt inimesele, kellel on tahtmine omada multitööriista koosol, aga ütleme, et mina ei oskan rääkida ikkagi oma tausta arvestades, et üle 20 aasta matkamisega tegelenud. Mul on olnud vaja seda multitööriista kasutada matkadel telki parandamiseks. Kunagi, kui ma paar korda käisin mägedes, oli situatsioon, kus oli vaja liustiku peal kasse parandada. Seal oli, hakkasid asja, et mul oli terve grupi peale ainukesena multituul kaasas, oligi vist see sama veib võib-olla, või ma ei mäletagi, või mõni teine. Neid kruve, mida on keerata vaja, tegelikult selleks ei pea üldse loodusinimene olema, matkahuviline ja nii edasi, need majapidamises leiab, ütleme niimoodi. Et ma ei oska nagu, ma ei tea, mis iganes elektriku vaatevinklist nagu sellele multituulile nagu läheneda. Ilmselt tal on ka vaja seda. Tal on iga hea käsi taskusse panna või siis nii-öelda sellesse futlarisse võtta ja teha see mingi liigutus ära, kui seda spetsiaaltööriista nii-öelda, mis on mõeldud ülesande täitmiseks, ei ole käe pärast võtta. Ma leian, et see võiks olla igal inimesel auto ukse sees või kindla laekas. See on täpselt see koht, kuhu ta sobiks. Et ta võiks seal olla. Ma ei tea, mille jaoks. Igaks juhuks. Just, jah. Aga ega ma rohkem ei oskaski midagi öelda, et inimene, kes matkamas käib, et ma tean, telgid lähevad aeg-ajalt katki. Ja katki nad lähevad reeglina kaarte koha pealt, eriti alumiiniumkaared.
ja selle probleemiga on vaja tegeleda ja sul läheb vaja metallisaage, viili ja näpitsaid, et telki parandada. Nii et nüüd tehk ise järeldused, kas sa oled see sihtgrupp, kes seda vajab või mitte. Ja kui sul on ikkagi see pisik on sees, siis mine näputa ja võtad ära. Ja noh, toome ühe nüansi veel välja. Kas sa mõne oma relva kallal mingit tõrget oled kõrvaldanud? Ei ole. Padruni kest vahele kinni jäänud. Noh, täpselt, et on ka endal samat asja juhtunud, et selle abil nii-öelda tõesti, kui relval juhtub mõningasid tõrkeid, võib seda probleemi olla oluliselt lihtsam tegelikult ära klaarida. Ja kui ma olen relvi siin võtnud lahti vähe rohkem tükkideks, et põhjalikumalt puhastada ja nii edasi, et siis ta leiab mul palju rakendust. See on küll. Nii et relvaomanikud. Ja kalamehed. Teed seotamale landi sinna karabiini külge või siis panete trossi vahele, siis sealt need tamiili otsad maha lõigata kääridega näiteks ja kui on vaja konkse vahetada landi küljest, eks ole, et jällegi tangidega ei ole lihtsam teha. Ja mis minul ette tuleb ka, on selliseid mutreid, polte lahti keerata ala number, ma ei tea seal 8, 10, midagi siukest, et kui ei ole võtid käe pärast olnud õiget võtid, siis on ikkagi näpitsadega jõud üle käinud. Ja vaat nüüd ma tahan jõuda minu arust tegelikult olulise asjani, mida võiks on siuke vanasõna, et ma ei ole rikas, et osta odavaid asju. Vaat täpselt sellise mingi mutri lahti keeramisel mul nad ongi need nii-öelda no-name asjad ja ka see keerber kunagi purunenud. Ja ütleb, et ennem kui ma jõudsin Ledermannini, ma jõudsin neid katki läinud multitööriistu ära visata 6-7 tükki. Ja kui võtta, et nad tõesti maksavad nagu tühise osa sellest, mis on selle leti hind näiteks, siis kokkuvõttes ma oleks olnud väga tänulik inimesele, kes oleks mul siis üle 20 aasta tagasi ütelnud, et Tõnu, jäta see etapp vahele. Mine vargile, varasta see raha ja osta see õige asi või võta laenu. Et tegelikult, mina olen täna jõudnud selle filosoofiani täiesti, et kui sul täna ei ole nii-öelda, ma isegi ei tea, mis nad täna maksavad, üle 100 euro, 170 võib-olla midagi, et kui sul täna nagu seda raha ei ole, siis kirjuta jõuluvanale, ma ei tea, mis iganes kerja ja mine tööle võib-olla ja hakka ärimeheks on ju, teeni raha on ju ja osta kohe see isegi kas või esimeseks multitööriistaks ikkagi midagi, mis ütleme, et bränd müüb eeskätt usaldust. Ma maksan see 170 eurot usalduse eest. Aga kvaliteet on ka tegelikult taga. Ega usaldus tekib ka kvaliteedi pealt. Sest neil on ju, kunagi ma mäletan, oli eluaegne garantii, nüüd on vist äkki 25 aastat. Nii et see on, ma ütleks niimoodi, et ma olen väga rahul, kui mul veel õnnestub 25 aastat elada. Nii et võiks natuke rohkem, aga ütleme, et see on ka juba rahulolev tulemus. Nii et aga mina ei oska rohkem midagi nendest rääkida. See on asi, mis võiks igal inimesel olemas olla. Teda ei lähe iga päev vaja, aga need situatsioonid, kus teda läheb vaja, siis sul ei ole seda tööriista kasti, millest sul on kõik vajalikud olemas. Ja see päästab päeva. Nii palju siis raskest muusikast. Ma nüüd lähen lülitan kaamera kinni. Just.